siin videos ma näitan ära reaalselt kõik asjad, et kuidas mu turundusagentuur saab ehitusettevõtetele 11 korda raha tagasi sellest, mis nad on pannud reklaamide alla. Ma arvan, et mitte keegi teine Eestis ei ole näidanud kogu nende protsessi, et kuidas nende turundusagentuur töötab ja tulemusi klientidel toob. Nii et parem oleks, et sa subscribe'id. Ehk siis siin on see näide. Ma blurrin ära kõik need ettevõtete nimed, sellepärast et ma ei taha, et mingi läheksite neile kirjutama. Aga kui me siin vaatame, siis nad kulutasid siin 2 kuuga 1200 eurot reklaamidele. Me saime neile selle 2 kuuga 50 liidi, mis tegelikult on keskmisest pigem kehvem tulemus. Nad ütlesid mulle, et nad on selle 2 kuu jooksul läbi minu saanud 14 000 eurot käivet ja nad kulutasid 1200 eurot reklaamidele. Nii et neil on olnud 11, selline 11,5-kordne tasuvus nende reklaamide koha pealt. Et me tegime nendega siis Facebooki, Instagrami, teeme nendega Facebooki ja Instagrami reklaame. Reklaamid on tegelikult päris lihtsad. Võib-olla reklaamtekst on see kõige nii-öelda raskem osa siit. Et kogusime nendega siis Facebooki kampaaniaga kogusime liide. Siin on näha seda kontaktvormi, mida me kasutasime. Et siin oli ka natuke kvalifitseerivaid küsimusi. Esimeseks siis vali projekt, siis küsisime potentsiaalselt kliendilt projekti eelarvet ja lõpuks siis kontaktinfo. Nüüd kõige tähtsam asi, mis oli, ei olnud mitte need reklaamid ise, vaid oli, mis juhtus pärast seda, kui inimene oli selle kontaktvormi ära täitnud. Ma kasutan sellist tarkvara nagu High Level, et automatiseerida SMS-id, e-mailid, et me saaksime kohe kliendiga kontakti. Isegi siis, kui mind päriselt, nagu võib-olla mina päriselt saadaval hetkel ei ole. Et mis juhtus oli siis see, et kui meil kontakt tuli sisse, siis talle läks automaatne SMS, millele klient siis taas vastas aja, millal mina neile võin helistada. Mina siis helistasin kõik need kontaktid läbi, kvalifitseerisin nad ära, et nad ei oleks nii-öelda hinnangitsejad, et nad oleks tõsised kliendid. Ja siis ma panin oma kliendi projektijuhile, panin siis aja otse kalendrisse, millal ja kuhu ta läheb objekti külastama ja kõik siis eelinfo ka, et näed, et kas tegemist on terrassiga, tänavakividega, et mis seal täpselt objektil siis on. Projektijuht läks kohale, tegi hinnapakkumised ära. Et siis praegu on meil siin mingi 11-12 on 4 läinud lukku ja oleme saanud neile siis 2 kuuga 14 000 eurot käivet. Kaudne mõju on olnud see, et on hakatud ka muidu meilile kirjutama, aga seda mina otseselt ei tracki. Ehk siis meil on väga lihtne automatsioon siin High Levelis pandud üles, et seda võib põhimõtteliselt igaüks teha. Et meil ongi Facebook lead form tuleb läbi, ootab 1 minuti, teavitab projektijuhti ja mind ja siis läheb SMS kliendile. Siis kui kalendrisse oleme saanud kohtumise projektijuhile, siis samamoodi teavitused, SMS-id kliendile ja ka meeldetuletused siis nii projektijuhile kui ka kliendile. Ja kolmandaks, kui hinnapakkumine oli saadetud, siis läks teele automaatne SMS, et tere, kas sa oled saanud ilusti hinnapakkumise kätte. Aastal 2025 ei piisa sellest, et sa lihtsalt korjad kontakte ja saadad neile meili. Sa pead nendega otse ühendust võtma, automatiseerima asjad ära, et nendega saaks üldse ühendust. Sest need on külmad liidid, nad ei tea sinust veel midagi. Kui sa teed Facebooki reklaame, siis kindlasti tuleks lisada sinna juurde ka automaatsed SMS-id ja ka e-mailid. Kui sa tahad High Levelit tasuta 14 päeva proovida,
siis all on link, saad seda sealt teha. aga muidu ma loodan, et sul oli sellest videost kasu ja kui sa läbi selle lingi selle tarkvara endale prooviperioodiks võtad, siis saada mulle Instagramis sõnum, ma võin tasuta sulle aidata need automatsioonid ja asjad üles panna, näidata sulle ära, kuidas siin täpselt kõik toimib. aga muidu ma loodan, et sul oli sellest videost kasu ja näeme järgmises.